Tere, minu nimi on Valtrik ja ma tahan täna jagada ühte enda lugu, tunnistust sellest, mis jääb täna juba päris mitu aastat minevikku. Aga ma tahan jagada lugu sellest, kuidas ma olin oma elu, ma julgen öelda, kõige sellisel tumedamal, mustemal perioodil, kõige süngemal nädalal, aga ometi tundsin selle kõige keskel täiesti üleloomulikku rahu. Ja samas nägin sellel kõige pimedamal perioodil Jumala elavat imet. Ma jagan teile loo sellest, kuidas minu elus suurem osa ajast on kõige kallim inimene olnud minu ema. Me oleme olnud väga lähedased, ta on mulle nii kallis. Ja aastaid tagasi oli sihuke kehv aasta, kus mu ema tervis hakkas minema aina hullemaks. Arstide juures ta käis, arstid ei öelnud täpselt, ei osanud öelda, mis tal isegi viga on, aga sümptomeid oli väga palju erinevaid. Ühel päeval mu ema elukaaslane viib mu ema haiglasse, sest ta tervis läks nagu aina halvemaks. Ja haiglas juhtusid ka veel väga veidred ja sellised kehvad asjad, et tal tekkis mingi epilepsialaadne hoog, ta kukkus ja lõpuks arstid otsustasid, et nad panevad ta kunstlikult koomasse. Ma sain ise Eestis olles, mu ema elab siis Soomes ja ma olen Eestis ja ma saan telefonikõne, et arstid on nüüd üritanud teda kunstlikust koomast üles äratada, aga ta enam ei ärka. Ja kui mina järgmisel päeval lähen haiglasse, siis ma tean, et mu ema on paar päeva olnud koomas. Arstid ei suuda midagi teha, et teda äratada, nad on andnud oma parima. Ja mina ja minu pere, me oleme sellisel täiesti nagu täielikus segaduses, et mis nüüd saab. Kas see ongi nüüd nii-öelda kõik? Aga ma julgen öelda, et jah, sellel nagu kõige hirmsamal nädalal oma elus, senises elus, ma tundsin nii üleloomulikku rahu. Ja ma tean, et sellist rahu ma sain Jumalalt. Ma sain ratsionaalselt aru sellest, et mu ema võib surra. See võib olla viimane kord, kui mu ema näen. Ma sain sellest kõigest väga hästi aru, aga ka sellele vaatamata ma kogesin rahu. Ja ma olen nii tänulik selle eest, aga mis veel selle haiglas juhtus? Seal juhtus midagi väga erilist ja see, mis seal toimus, on seotud selle sama hommikuga, kui ma veel Eestis olles, enne kui ma läksin laeva peale, sõitsin Soome. Hommikuti, nagu ikka, lugesin piiblit tol ajal. Ja ma olin perioodis, kus lugesin evangeeliumi. Evangeeliumi, kus siis Jeesus tegutses siin maa peal ja ma lugesin tol hommikul, võib siis öelda niimoodi juhuslikult lugu, kuidas Jeesus seisis ühe voodi kõrval, kus oli üks tüdruk, kes oli kinnitatud ja surnuks. Ja Jeesus ütles inimestele, et ei, see tüdruk ei ole surnud, ta magab kõigest. Inimesed naersid Jeesuse üle ja tema peale. Aga Jeesus selles loos, selles olukorras palvetab selle tüdruku pärast ja ütleb talita kuum. See tähendab tõlkes, et tüdruk tõuse üles ja kõnni. See tüdruk tõusebki üles ja ta kõnnib. Inimesed on muidugi hämmastuses. Ja minu järjekord siis selles piiblis, lugesin piiblit järjest ja just sel hommikul oli just see lugu. Huvitav, eks. Ja ma ei osanud muud teha, enne kui ma haiglast lahkusin, siis ma palvetasin 2 sõna. Talita kuum. Ma teadsin, mida see tähendab. Ja ma teadsin, et kui olukorras, kus mitte miski ja mitte keegi midagi teha ei oska, siis Jeesus võib sekkuda. Ma palvetasin selle palve ja olin juba valmis lahkuma, kummardasin oma ema kohale veel, et võib-olla viimast korda teda vaadata ilusalt. Ja just sel hetkel mu ema avab silmad. Küll paariks sekundiks ja väga võbilased, aga avas oma silmad ja tal jõudis veel üks pisar mööda põske voolata. See tähendas, et ta tundis mu ära. Järgmisel päeval mu ema juba avas rohkem silmi, mõni päev hiljem ta istus juba tavapalatis oma voodi kõrval ja voodi peal ja me oleme nii tänulikud Jumalale selle eest, mida Jumal tegi. Mu ema on täna, elab koos seda elu siin Jumalaga ja me oleme nii tänulikud. Ja minu sellest väga sellisest hullumeelsest ja segadust tekitavast nädalast ma mäletan 3 asja. Seda, et sellist rahu, mida ma kogesin oma elu, sellise elu suurima tormi keskel, saab anda ainult elav Jumal. Teine, olukorras, kus mitte keegi, mitte miski ei oska enam midagi teha, siis Jeesuses Kristuses on see vägi.
ja kolmandaks, piibel on selleks, et seda lugeda. Me ei tea mitte kunagi, kui elavaks võib just see lugu, mida me täna loeme, muutuda meie reaalses elus. Piibel ei ole asjata Jumala elav sõna.